Vladimir Zelenski ei varja enam isegi oma põlgust Donald Trumpi suhtes ja väidab, et Trumpi ei saa enam pidada Ukraina julgeoleku tagajaks. Nimelt on Trump end ise diskrediteerinud ja kui tema administratsioon soovib pidada läbirääkimisi, siis on neid läbirääkimisi rohkem vaja neile endile kui Ukrainale. Samal ajal plaanivad Ameerika läbirääkijad juba uut visiiti Vladimir Putinile Moskvasse, et arutada sõda Ukrainas. Ja nüüd ilmnevad üksikasjad selle kohta, et rahuläbirääkimiste käigus, mida Kiievi esindajad viimastel kuudel Ameerika ametnikega pidasid, ukrainlased pakkusid välja nimetada osa Donbassist, mida Venemaa endiselt soovib okupeerida, Donnimaaks. Ja kogu Donbassi muuta omamoodi offshore tsooniks, mida Donald Trump tahaks endale saada ja mida ta kindlasti tahaks kaitsta Vladimir Putini käpa eest. Üldiselt on see huvitav. Huvitav moment on see, mida taheti Donbassiga teha. Arutame seda. Minu nimi on Aleksei Pitsi, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal, pange like, kirjutage oma kommentaar ja kindlasti liituge minu Telegrami kanaliga Pitsi News, mille link on selle video kirjelduses. Alustame siis viimastest Volodõmõr Zelenski avaldustest. Ukraina president rääkis, et läbirääkimised Ameerika poolega jätkuvad, sealhulgas telefoni teel. Samal ajal rõhutas ta, et peamiseks takistuseks sõja lõpetamisel on just selle metsiku pesemata Venemaa seisukoht. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et oletused selle kohta, et Venemaa hoidub uuest pealetungist hirmust USA presidendi Donald Trumpi ees, ei ole piisavaks julgeoleku garantiiks. Raske on uskuda, et Putin mõtleb nii. Ei, mis te nüüd, seal on ju Donald Trump. Ei, mingil juhul ei tohi rünnata, sest me lubasime Trumpile. Zelenski sõnul jätab rahvusvaheliste partnerite tegeliku kohaloleku puudumine rindejoonel lahendamata küsimuse metsikute venelaste ohjeldamisest. Ta kommenteeris ka USA seisukohta, mille kohaselt Venemaa väidetavalt väldib eskalatsiooni, kartes tugevat reaktsiooni Trumpi poolt. Aga see kõlab juba isegi naljakalt. Tsitaat Zelenskilt. Võtame näiteks USA, president Trumpi. President Trump on võimul veel 2,5 aastat, aga mida me teeme pärast seda? Ma ütleksime isegi nii, natuke parafraseerides Zelenski sõnu, jah, isegi nende 2,5 aasta jooksul pärast seda, mida Donald Trump juba on korda saatnud ja pärast seda, kuidas ta ise pidevalt meelt muudab. Kas keegi tõesti usub, et Ukraina julgeoleku tagatiseks võib olla Trumpi seisukoht? See on naljakas. Rääkides Ukraina vägede väljaviimisest Donbassist hoiatas riigipea, et see oleks Kiievi jaoks kaotus, tsiteerin. Nad tahavad, et me lahkuksime Luhanski ja Donetski oblastitest. Loomulikult on see meie jaoks strateegiline kaotus. Strateegiliselt on see relvajõudude jaoks kaotus. Kindlustused kaitseliin. Pärast seda muutume me kindlasti nõrgemaks. Ja nüüd räägimegi teiega edasi Donbassist ja läbirääkimistest. Täna kirjutab ajalehest New York Times, et rahuläbirääkimiste käigus, mida Kiievi esindajad viimastel kuudel Ameerika ametnikega pidasid, pakkusid ukrainlased välja nimetada osa Donbassist, mis jääb Ukraina relvajõudude kontrolli alla, Donnilandiks. See on muidugi viide Donni Trumpile. Territooriumi jaoks, mille suur osa on Vene suurtükiväe ja troolide poolt hävitatud, mõeldi isegi välja lipp ja hümn. Nagu väljaanne kirjutab, mainis Ukraina läbirääkija alguses sellist nime, kus on ühendatud Donbass ja Donald. Nagu naljaga pooleks, just kui Donniland. Sellest hoolimata jõudis see nimetus läbirääkimistel käibele, kuigi teadaolevalt ei sattunud see ühtegi dokumenti. See oli üks viisidest, kuidas ukrainlased püüdsid Donald Trumpi enda poolele meelitada. Ja nüüd kirjutab väljaanne, et vastav ettepanek peegeldab ülemaailmset reaalsust, kus riikide valitsused appelleerivad Donald Trumpi edevusele, et saada USA toetust. Tsitaat ajalehest New York Times. Tsitaat ajalehest New York Times. Seda kasutati Ukraina söe- ja terasetööstuse inimtühjaks jäänud ja laastatud piirkonna kohta, mis võib tunduda ootamatu, arvestades Euroopas jätkuvaid kõige verisemaid lahinguid pärast teist maailmasõda. Kuid läbirääkijad arutasid ka võimalust, et rahunõukogu Donald Trumpi juhtimisel osaleb selle territooriumi haldamises. Ja nüüd elab Ukraina ametnike andmetel sellel territooriumil umbes 190 000 inimest. Kuid teised allikad, kes on läbirääkimistele lähedal, ütlevad, et tegelik arv võib olla umbes poole väiksem, sest seal käivad ikkagi lahingutegevused. Sellegi poolest ei kavatse Ukraina seda territooriumi metsikutele venelastele loovutada.
ja seetõttu otsiti võimalusi, kuidas kallutada Donald Trumpi tõepoolest neid maid kaitsma. New York Timesi tsitaadi järgi. Volodka Putin ja tema alluvad väidavad jätkuvalt, et sõja lõpetamiseks peavad nad saama kogu Donbassi kuni Donetski ja Luhanski oblastite halduspiirideni. Selle saavutamiseks valmistub Volodka Putin jätkama sõda aasta või 2, kuna Donald Trumpi vahendusel peetud rahuläbirääkimised on ummikusse jooksnud. Ja nüüd keeldub Vladimir Zelenski territoriaalsetele järeleandmistele minemast, rõhutades, et New York Timesi sõnul teises ettepanekus selle Ukraina relvajõudude kontrolli all oleva Donbassi osa sõjajärgse korralduse kohta nimetati seda Monaco mudeliks. Nagu Tony Land eeldati võimalikku poolautonoomset miniriiki, mis võiks ära kasutada offshore majandustsooni staatuse eeliseid. Еще круче, чем свободная экономическая зона. Tsitaat ajalehest New York Times. Tegelikult esines see lepingu projektides, kuid veebruari lõpus jooksid läbirääkimised ummikusse ikka selle sama territoriaalküsimuse tõttu. Kuid siis algas Iraani vastu sõda, mis tõmbas Ameerika läbirääkimisrühma tähelepanu kõrvale. Ja nüüd püüavad ameeriklased neid läbirääkimisi taas elustada. Ja teatatakse, et Ameerika läbirääkijad plaanivad lähiajal visiiti Venemaale, et pidada läbirääkimisi Ukraina teemal. Samas väidab Vladimir Putin, tsiteerides York Timesi, tsitaat York Timesist. Kiievis mõeldakse väidetavalt ainult sellele, kuidas Venemaa võitu vormistada. Aga sellest rääkisin lähemalt eelmises saates, seega kindlasti vaadake seda. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna meeldimist. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, olen teile selle eest tänulik. Seda saab teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu linkide abil. Tsitaat York Timesist. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõigile head aega.